Tere! Raamatus Toora Orr nälapeatükis Noah seletatakse, et veeuputuse eesmärgiks ei olnud ainult karistus, vaid ka maailma puhastamine. Enne uputust polnud maailm puhas ja uputus tõi puhtust. Selles on ka põhjus, miks uputus kestis 40 päeva, mis vastab mikvaa mahule 40 sea. Tänu sellele nimetatakse veeuputust Noahi vetteks, hinge rahustuseks. Raamat Toora Orr nimetab elatisega seotud muresid suureks veeks, mis peseb ära kõiki ebasobivaid asju ning jääb alles ainult südamerahu. Seos elatisega seotud murede, veeuputus ja mikvaa vahel on järgmises. Rambam seletab, et mikvaa sisemine aspekt on seotud annuleerimisega, kuna peab sukelduma puhta mõistuse vettesse. Tänu sellele peab mikvaa sisaldama just 40 sea, kuna see on maht, kuhu mahub inimese keha tervikuna. See tähendab, et mikvaasse peab mahtuma kogu inimese keha ning sõnas sukeldumine heebrea keeles tvila sisalduvad samad tähed, mis sõnas annuleerimine heebrea keeles bitul. See tähendab, et tänu enese annuleerimisele saavutatakse tõusmine ja inimene muutub annumiks pühaduse jaoks. See on ka tõeline põhjus, miks inimene tunneb muret elatise pärast. Vaatamata sellele, et need mured aeg-ajalt segavad, tänu sellele murrab ta iseennast, läheb oma ego piirangutest välja ning muutub annumiks pühaduse jaoks. Kuna tõeline eesmärk ei ole inimest karistada, vaid puhastada teda halbadest asjadest, siis on ka arusaadav, et seda on võimalik saavutada 1 minutiga. Kui inimene suudab 1 hetkega saada sellest mõttest aru, siis juba sellega saavutab ta südame rahu nii materiaalsuses kui vaimsuses. Veeuputuse kurja vett on võimalik jagada 2 liigiks: suur sügavus ja taivaluugid. Samamoodi on võimalik jagada inimeste muresid 2 liigiks. Suur sügavus tähendab muresid, mis on seotud materiaalsusega, madalama tasemega. Taivaluugid tähendavad muresid, mis on seotud vaimsusega, kõrgema tasemega, nagu ühiskondlik tegevus ja nii edasi, mis siiski ei lase inimesel õppida toorad ja tegeleda käskude täitmisega. Inimene peab tegelema ühiskondliku tegevusega, kuid see ei tohi segada toora õppimist ja käskude täitmist. Käskude kohta on öeldud, aga teie, kes hoidsite Isanda Jumala poole, olete tänapäeval kõik elus. Käsud seovad inimest kõige kõrgemaga ning tänu sellele saab ta Jumalat elulisust. Kuid kui käsk ei täideta nõud kujul, siis mis mõtted on tegeleda muude asjadega, kui ei täideta seda, mis on kirjas Shulchan Aruchis. Inimene võib väita, et tema on hõivatud taivaluukidega, vaimulike asjadega, kuid see on eksimus. Selline eksimus ei tule vaimulikust hingest, vaid loomalikust. Parim tõestus selle kohta on, et kuna tegemist on takistusega toora õppimisele ja käskude täitmisele, siis on kindel, et tegemist on asjaga, mis on vastuolus pühadusega. Kuna asi, millega inimene tegeleb, on vastuolus pühadusega, siis vaatamata sellele, et inimene tegeleb taivaluukidega, lõpuks, Jumal hoidku, läheb ta madalamale ja madalamale, sellise määrani, et taivaluukidest saab suur sügavus. Selleks, et tulla toime vettega, mis tulevad nii suure sügavusest kui ka taivaluukidest, peab sisenema laeva. Baal Shem Tov seletas, et sõna laev heebrea keeles teiva tähendab toora ja palvetuse sõnu, mis peaksid ümbritsema inimest. Siis võib olla kindel, et ükski asi teda ei uputa ning Noa, õige mees ja tema pere jäävad ellu. Päevakord peaks olema selline, et kohe peale seda, kui inimene ärkab üles, veel enne seda, kui ta hakkab tegelema ümbritseva maailmaga, kurjade vettega, peab ta kõigepealt ütlema: ma tänan sind su palge ees, elav ja igavene kuningas, et sa armulikult mu hinge minu sisse tagasi panid. Suur on su ustavus. Inimene nõustub, et tema hinge elu tuleb ainult kõige kõrgemast. Peale seda ütleb ta hommikusi õnnistusi ja tänab kõige kõrgemat iga asja eest eraldi. Õnnistatud oled sina, kes sa riietad alasti olijaid ja nii edasi. Tegelikult tal mida selga panna. Mida siis tähendab õnnistus, kes sa riietad alasti olijaid ning mida tähendavad ülejäänud õnnistused? Kes on tark? See, kes näeb ette oma tegevuste tulemust. See, kes näeb, kuidas kõike luuakse mitte milleskist. See, kes teab, et igal hetkel Jumal elatab loomet.
raamatus Soar on öeldud, et vanal rabil Jesail oli kombeks palvetada, et kõige kõrgem annaks talle sööki. Isegi kui söök oli valmis ja seisis tema ees, ei söönud ta seda enne, kui ütles oma palved. Võib küsida, milleks peab paluma kõige kõrgemat, et ta saadaks sööki, kui söök on juba valmis. Veel üks aspekt. Iga loome muutub igal hetkel mitte miskiks. Täpselt nii, nagu see oli enne, kui seda loodi. See eksisteerib ainult tänu sellele, et kõige kõrgem tänu oma headusele pidevalt elustab seda. Nagu on öeldud palves, see, kes oma headuses uuendab loomed iga päev. Selle tõttu on asjakohane palvetada ka siis, kui söök on juba valmis ning sama kehtib ka ülejäänud vajaduste puhul. Kui see on tõsi söögi puhul, mis igal hetkel muutub mitte milleskiks, siis selleks, et inimesel oleks mida süüa, peab paluma kõige kõrgemat, et ta muudaks seda sööki milleskiks. Alustades sellest palvest, teades, et materiaalsus iseenesest ei saa eksisteerida ning kõige kõrgem peab seda pidevalt uuendama ning kogu maailm eksisteerib ainult selleks, et täita kõige kõrgema kavatsust, saab inimene tegeleda materiaalsete asjadega ilma kurjasid vesi kartmata. Enne kui inimene palvetab, eeldab ta, et maailm on kõige tähtsam, et sellel on Jumal hoidku eraldiseisev olemus. Tema jaoks on arusaadav, et seda, mis on lubatud, tohib teha ning seda, mille puhul pole inimene kindel, kas see on lubatud, tohib ka teha, kuna iga asja puhul peab lähtuma selle vaikimise staatusest. Teiste sõnadega, kui mingisugune asi pole otseselt keelatud, siis on see lubatud. Kuid kui eeldatakse, et mingisugust olemust polegi, on olemas ainult kõige kõrgem, kes uuendab maailma olemust, mitte milleskist. Selleks, et täita tema kavatsust, et soovis püha olgu ta õnnistatud, et oleks tal kodu alumises maailmas, siis hakatakse pidama olemust ainult selleks, mis toetab Jumala kavatsuse täitmist. Siis jõutakse vastupidise eelduseni. See, mida ei tohi ning see ei käi ainult keelatud asjade kohta, vaid ka lubatud asjad on samamoodi keelatud. Kui kuri kaldavus hakkab vaidlema, et need asjad on vajalikud, siis peab nõudma tema käest tõestust. Vaikimisi eeldatakse, et on olemas ainult jumalikkus ning see, kes tahab teise inimese käest midagi välja nõuda, peab tooma tõestust. On olemas hassiidide ütlus, see, mis on keelatud ning see, mis on lubatud, on ebavajalik. See on laeva sisenemise mõte. Peab sisenema toora ja palve sõnadesse, et nad pidevalt ümbritseks inimest. Kui inimene saab aru, et kõige tähtsam on toora ja palve ning kõik ülejäänud asjad on ainult vahend nende saavutamiseks ning kuigi tema tegeleb materiaalsete asjadega, kuna inimese keha peab olema terve, võib seda pidada Jumala teenistuseks või asjaks, mis toetab Jumala teenistust. Ainuke võimalus, kuidas pääseda uputusest ning suurest sügavusest kui taevaluukidest on siseneda laeva. Siis kaob inimesel seos kõikide asjadega, mis ei ole pühadus ning kõik tema vajadused hakkavad olema seotud Jumala tundma õppimisega kõigil oma teedel. Shabbat shalom ja meeldivat toora õppimist!